Tervitus! Täna käiks läbi siis 12 nädala PR-ülesande. Selle nädala teemaks on siis sarnaselt eelmisel nädalal disainimustrid, aga täna keskendume rohkem siis käitumismustritele. Kui loovmustrid kirjeldasid ära, kuidas mingit objekti looma peaks, millistel tingimustel, mis parameetrit järgi ja nii edasi, siis käitumismustrid kirjeldavad seda, kuidas mingi objekt peaks käituma, suhtlema teiste objektidega ja nii edasi. Gang of Fouri raamat kirjeldab 11 sellist mustrit, aga ilmselgelt me ei jaksaks 1 või 2 nädalaga kõiki neid mustrid läbi käia, et siis me keskendume sellel nädalal ainult sellisele 4 enim kasutatavale mustrile, milleks on siis strategy, observer, command ja state. Ning sarnaselt ka eelmisel nädalale, siis ka selle nädala X ja PR ülesanded pole otseselt seotud omavahel. Ehk ühes ülesandes me käime ühed nagu mustrid läbi ja teises ülesandes käime teised mustrid läbi. Kuigi asi, mida te võib-olla selle nädala jooksul panete tähele, on see, et üks muster võib teist mustrit mõjutada või kuidas öelda, tekib sünergia, koostöös mustrite vahel. Ja see on by design, see on tahtlik ja selle eesmärk ongi näidata seda, et me ei õpi neid mustreid lihtsalt nii-öelda retsepti järgi tegema. Või et üks muster lahendab ühte probleemi ja sellega asi piirdub. Vaid eesmärk peaks ikkagi olema ka see, et me näeme ära, et üks süsteem võib koosneda mitmest erinevast komponendist, mitmest erinevast mustrist ja need komponendid alati suhtlevad omavahel ja teevad omavahel ka koostööd. Aga teeme käed natukene koodiseks, et hakkame seda ülesannet siin läbi lahkama. PR-ülesanne keskendub siis strategy ja observer mustritele. Ma kiirelt käin läbi ka selle, mis nende mustrite eesmärk on. Strateegia mustri eesmärk on, kuidas öelda, strateegia mustri eesmärk on luua süsteem, kus me saame jooksvalt programmi eluea ajal igasuguseid algoritme muuta. Ala näiteks, see antud ülesanne meil on veebipoe näitel, võtame ka praegu veebipoe näiteks, oletame, et klient tahab checkout'i minna tegema. Kliendil on ju mitu valikut, et ta saab maksta Apple Pay'ga, Google Pay'ga, ta saab maksta krediitkaardiga, PayPaliga, krüptoga ja nii edasi. Antud kontekstis iga üks nendest võiks näiteks mõni strateegia olla, täpsemalt siis maksustrateegia. See võimaldab meil vastutust delegeerida mingile teisele klassile või täpsemalt seda algoritmi, et kuidas seda makset nüüd läbi viia mingile alamklassile. Shopping cart ei pea teama, kuidas seda makset saab läbi viia või kuidas seda makset läbi viia. Shopping carti lihtsalt huvitab see, et jah, on võimalik makset kuidagi läbi viia. Detailides vastutab siis see alamklass. Ning selle strateegia mustriga, et see ei piirdu ainult selle veebipoe näitega, et meil näiteks paar aastat tagasi oli siin aines strateegiaks selline tore ülesanne, kus te sisuliselt pidite traveling salesmani probleemi lahendama ja iga algoritm, et kuidas punktist A punkti B-ni või kuidas kõik pakid efektiivselt ära jaotada ja kohale toimetada. Iga üks nendest oli siis eraldi strateegia. Ning siin on mul veel natuke teksti ka sellest, et see strateegia muster võib dependency injection'it meenutada, mis vastab tõele, aga siin on oluline tähelepanek, et need ei ole samad asjad või täpsemini öeldes strateegia muster kasutab dependency injection'it mehhanismiga, millega oma tööd saavutada. Ehk strateegia lisab lihtsalt sügavust natuke juurde sellele asjale. Nii, aga käed koodiseks. Alustamegi selle strateegia osaga observeri kohta, ma räägin natuke hiljem, mis muster see on. Meile on antud ülesandes mõned pakid või mõned klassid juba valmis kujul ette antud. Näiteks meil on kart, kartis on ju itemid, et see klass on meil juba ette antud ja siis on meil
payment result ehk siis kas makse sooritati või sooritatud. Siis alustamegi selle strateegia poolega, et meil esimene eesmärk on ära defineerida erinevad makseviisid, mida meil veebibot toetab. Antud juhul siis meil on 4 makseviisi: bank transfer, credit card payment, crypto payment ja PayPal payment. Nüüd antud me oleme teile juba ühe ette ära teinud ja selleks on crypto payment. Et tutvume esmalt selle klassiga siin. Et mis meil, või tutvume esmalt selle payment strategy interface'iga üldsegi. Et antud liidesel on 2 meetodit, mis me oleme ära defineerinud. Selleks on siis process payment ja get payment method name. Nüüd, kui me siit edasi vaatame, siis antud ülesande puhul, et kõik need strateegiad, mis te peate ise tegema, kõikide puhul te peate ainult ühte meetodit lõpuni kirjutama, selleks on process payment. Kõik muu on juba teie eest ära tehtud ja oleme ka mõned abimeetodid juurde andnud. Selle mõte on natuke see ka, et päris projektides ongi sedas, et saate mingi suure koodibaas juba eelnevalt ette ja teie ülesanne ongi mingi üks väike muudatus näiteks läbi viia. Et õpime natuke seda ka, kuidas koodi lugeda ja kuidas teisi juppe kokku sobitada. Aga mis me siin peame tegema, ongi sisuliselt see, et kirjutame lõpuni process payment'i. Et mis siin toimuma peab, siin peab valideerimine toimuma. Peame mingit konvertimist tegema, mäskimist tegema ja siis lõpuks eduka makse puhul peame payment resulti genereerima. See on see kõikide makseviiside ühine osa. Kontrollida, kas maksta summa on suurem kui 0, genereerida ülekandi ID ja andmete ofuskeerimine ja siis lõpuks makse genereerimine. Nii, aga hakkame neid teisi maksemeetodid lõpuni kirjutama. Et meil on siin see bank transfer payment. Mis meil siin on, et abimeetoditena meil on siis validate IBAN, validate IBAN checksum, validate account holder name, mask IBAN ja generate transaction ID. Nii. Bank transfer payment puhul peame läbima järgmisi tegevusi ehk valideerima IBAN aadressi. Kui IBAN aadress pole valiidne, tuleb tagastada payment result järgneva sõnumiga invalid IBAN format. Siin me peame valideerima kasutaja omaniku nime, tagastama eduka payment ja siis tagastama eduka payment resulti. Siin, mis me siis saamegi teha? Et esimesena, mis me pidime tegema, me pidime valideerima IBAN aadressi, selle jaoks on meil selline meetod nagu validate IBAN olemas. Siis järgmisena peame kontrollima kasutaja omaniku nime. Ja siis lõpuks siin läheb kõikide makseviiside ühine osa. Me peame kontrollima, kas maksta summa on suurem kui 0. Ja siis genereerima ülekandi ID. Ja mäskima ära sellega. Miks see mäskimine siin antud juhul tähtis on? Me ei taha ju pangakontot või krediitkaardi numbrit kuskile logisse otse välja kirjutada.
ja siis, kui kõik need on tehtud, siis saame lihtsalt tagastada uue payment result'i. See oleks siis meil true. Formaat sellel, kus meil kirjas on. Ja see string format esmalt võtab siis see amount'i, siis ta võtab masked IBAN-i ja siis bank name. Nii. Ja siis lõpuks meil peaks kuskil ka transaction ID minema. Ja tehtud. Nii. Sellega on meil see klass tehtud, siis lähme edasi credit card payment'i juurde. Credit card payment'i puhul peame läbima järgmisi tegevusi, valideerima kaardi numbrit, valideerima CVV koodi, kontrollima, kas kaart on aegunud, valideerima omaniku nime ja siis tagastama eduka payment result'i järgmises formaadis. Ehk siin jätkub sama jada, mis eelmisel. If validate card number. Invalid card number. Siis if validate CVV. Return new CVV code. Siit võtame selle õige. Ja siit nüüd läheb edasi üldine algoritm ehk amount. Siis jälle transaction ID, maskime ka. Ja siis lõpuks tagastame uue payment result'i. Selle formaadi saame siit. Transaction ID. Nii, sellega on credit card payment tehtud. Ja siis lõpuks on meil PayPal payment. PayPal paymenti puhul peame kontrollima, kas kasutaja emaili aadress on õige, kas kasutaja parool on õige. Ja siis tagastama lihtsalt õige selle payment result'i. Abimeetoditeks meil on validate email olemas, validate password olemas. Antud juhul jah, pean märkima ära ka seda, et see parooli valideerima on lihtsalt see, et pikkus oleks õige. Siin sellist korralikku loogikat ei hakka tegema. Nii. If validate email. New payment result. Ja sõnum on invalid PayPal email address. Invalid password. Ja siis
if amount 0, return new payment result in amount must be greater than 0. Siin me peame tekitama transaction ID. Siis mask email ja siis tagastama uue payment resulti. Formaat saame siit. Ja sinna läksid meil amount ja maskeeritud email. Nii. Nendega on need 3 strateegiat kirjutatud, et juba nagu näha, iga maksemeetod erineb sellest, et mida ta valideerima peab, kuigi neil on mingi ühine osa ka. Ja mida me nüüd sellega tahame saavutada, on see, et meil on nüüd siin shopping cart klass, kus me peame, see on poolikul kujul ette antud klass, mõned meetodid juba täiesti ära tehtud, mõned mitte. Aga meil siin eesmärk ongi nüüd saavutada see, et kuidas neid strateegiaid kasutada siin. Et meil on 2 meetodit, millel on see, 3 meetodit, millel on see unsupported operation exception. Et antud juhul me peaksime need ära tegema. Et alustamegi sellest checkout'is, sest siis on natuke kergem pärast rääkida, või sujuvam natuke rääkida seda, kus see strateegia meil hiljem tuleb. Nii. Mis me selle checkout'i puhul peame tegema? Viib läbi ostukorvi eest tasumise, kasutades eelnevalt ette antud makseviisi. Esimene küsimus, kus see makseviis meil tuleb? See makseviis on meil see payment strategy siin. Ning kuidas me saame seda kasutada? Liidestega me peaksime kõik juba tuttavad olema, ehk mida me sellega saame teha. Me saame lihtsalt kutsuda välja payment strategy, process payment ja siis me peame kuskilt mingit totali saama. Aga selle totali me saame, eks ju, endal siit klassist. Meil peaks siin olema get total, calculate the sum price of the cart. Nii, ja siis me peame veel paar kontrolli ka siin ära tegema. Esmalt, et me ei saa checkout'i teha ostukorvi, mis on tühi. Ja meil on vaja mingit maksestrateegiat ka. Nii, sellega on see checkout meetod nüüd tehtud, aga nüüd tekibki küsimus, et kus see strategy meil tuleb. Et muuta on meil olemas, aga see strategy on tühjus praegu, tal ei ole mingit tähtsust. Ja siin nüüd tulebki see set payment meil mängu. Vaatan korra, meil siin mainis peaks abiks ka siin olema, et millega katsetada seda. Et siin on see set payment strategy ja siis tehakse checkout, et umbes sellises järjekorras see peakski minema. Ja selle set payment strategy'ga eriti midagi ei peagi tegema, et siin lihtsalt peaks midagi sellist tegema. Ja see ongi nüüd asi, mis võimaldab meil mingit algoritmi koodis jooksvalt muuta, et algusena viime läbi ühte protsessi ühe algoritmiga ja siis otsustame vahepeal, et tegelikult tahaks mingit teist asja kasutada. Veebiäris on alatihti selline olukord olemas.
ja me võime seda nüüd kontrollida ka, kui meil see set payment strategy töötab, siis meil piisab sellest, et paneme selle main'i korra tööle. Ja vaatame, mis meil siin öeldakse. Et kui if card set payment strategy, payment result ja siin ta esimesena peaks ütlema, et payment off läheb läbi. Ja kui me nüüd seda strateegiat muudame, siin lähme credit cardi peal PayPali pealme, siis nagu näha, see ka siin muutus. Ehk strateegiate muutmine töötab meil. Nii, ja nüüd sellel samal klassil on veel ka teine osa, et et me peame checkout tehti ära, me peame selle ostukorvi kuidagi tellimuseks muutma. Ehk meil on üks selline meetod nagu place order seal ning mis seal tegema peab, näitan kohe. Place order. Siin esmalt meil on vaja välja kutsuda checkout meetod. Checkout. Siis on meil vaja kontrollida, kas see makse õnnestus või ei õnnestunud. Ehk meil selles resultis on selline muutu nagu success olemas. Sõnumiks paneme result message. Siis eduka makse korral me teeme uue orderi. Vaatame korra, mis see order klassi meil endas kujutab. Ehk order võtab meile sisse siis itemid ja payment resulti. Siis peame ostukorvid tühjendama. Selle jaoks on meil clear meetod siin olemas ja siis lõpuks tagastame selle orderi. Nii, sellega peaks see klass meil tehtud olema. Vaatame uuesti siia kanti. Ehk order tekitati ja ostukorvis on 0 itemit. Nii, ja nüüd me saame edasi liikuda vaatlejamustri poole. Mis asi see vaatlejamuster on nüüd? Kuidas seda kõige kergemini selgitada? Oletame, et meil on üks klass ja selle klassi sisemist olekus peab mitu erinevat klassi teadlikud olema. Ehk meile tekib üks mitmel seos. Miks meil seda olekut on vaja teada, on selle jaoks, et iga sellest ühes klassis sõltuv klass teeb selle olekuga midagi ala, näiteks kontrollib mingit laoseisu või logib või teeb ükskõik mida. Ideaalselt me ei taha tekitada sellist olukorda, kus see üks klass teab enda sõltlasi põhimõtteliselt. Ehk me ei taha tekitada sellist tugevat sidusust nende klasside vahel. Ehk mida me saame selle jaoks teha, me saame rakendada sellist mustrit nagu observer. Observeri mustri põhimõte ongi, et me tekitame ühe liidese, mis defineerib ära ühe meetodi, et on update või midagi sellist. Ja siis iga liides või iga alamklass, kes tahab nüüd selle ühe objekti sisemisest olekust teadlik olla, lihtsalt implementeerib seda meetodit, implementeerib seda liidest, teostab selle meetodi ära. Ning selles peaklassis me lihtsalt kutsume siis kõiki neid observerid välja selle meetodiga. Vaata, mul peaks siin Javadokis ka, ma ei ole siia neid artikleid pannud. Ma korra otsin siit üles, ma kohe parandan peale videot ära.
et see üks klass antud juhul oleks siis see siin. Meil on siin üks list nendest vaatlejatest ja siis see on siin see tähtisosa, notify observers. Ehk me kutsume kõik observerid, kelles me teadlikud oleme või kes ennast nii-öelda registreerunud on, me kutsume neid välja ja kutsume see ühte meetodi nende seest välja. Jah, vaade või visuaalselt see näeks umbes midagi sellist välja. Strategy puhul, ma tulen kord strategy juurde tagasi, et strategy puhul see asi näeks midagi sellist välja. Nii, aga liigume koodi juurde tagasi. Et mis meil siin ülesandes on tehtud? Meil on 3 klassi vaja lõpuni kirjutada. Meil on vaja kirjutada lõpuni SMS notifier, inventory system ja siis order klass. Alustamegi nendest observeritest äkki. Vaatame korra. Esmalt tutvume selle order observeriga. Et siin on ainult üks meetod, on order status change ja võtab igasuguseid asju vastu. Nüüd siin on tähtis asi, mida tähele panna, on see, et push versus pull. Et siin saab 2 viisi tegelikult seda observerit teha. Üks viis on see, et me anname ise kõik vajalikud andmed kaasa. Või teine viis on sedasi, et me anname lihtsalt selle ühe objekti kaasa, siis iga observer ise saab valida, mis andmeid ta sealt tahab saada. Tegelikult alustame sellest order klassist, siis me saame vaadata, kuidas see süsteem tööle ka vaikselt läheb. Orderiga, mis me siin peame tegema? Esmalt add observer. Et meile siia lihtsalt tekib list observers ja meil on vaja siia listi lihtsalt asju järjest panna. Ehk siis, mis seal oli, et kui observer ei ole 0 ja ei tohi ka duplikaat olla. Märk on. Siis niisama observerit saame eemaldada. Ja nüüd on siin see tähtis osa. Notify observers. Nii, ja see on põhiliselt, tahaks öelda, et observeri mustri tuumik ära tehtud, et me saame observerid jooksvalt juurde lisada, me saame neid jooksvalt eemaldada. Ja siis meil on olemas mingi mehhanism, millega me saame kõik observerid, kes meil antud klassis on, saame kõik korraga välja kutsuda kõigile mingit infot edasi saata. Ja siis siin me veel peame tegema ära selle set status meetodi, mis muudab selle tellimuse staatust, ala näiteks pakendamisel, shipimisel, kohale toimetatud ja nii edasi. Ja iga nagu staatuse muudatusel ta teavitab observerid. Ehk lõpp-punkt, kuhu me tahame jõuda sinna, et me kutsume seda meetodit välja. Nii, aga mul siin seda old statusit ei ole. Ja tegelikult ma saan tekitada. See old status on ju order status, old status võtab status. Siis läheb sedasi. Ja siin me peame natuke kontrolli ka tegema, et nagu näha, mul siin all on jälle igasugused abimeetodid. Üks asi, mida meil on vaja. Meil on vaja seda isValue transitionit. Esmalt pidime kontrollima ka seda, kas ta on 0 parasjagu.
ja siis me peame kontrollima, kas see üleminek on üldsegi valiidne. Ehk mida see tähendab, et me saame mingist kindlast olekust ainult mingile kindlale olekule minna. Ehk see on siin välja toodud. Nii, ja sellega on see set status tehtud. Kui me nüüd selle main'i tööle paneme, siis ta ei tohiks veel töötada. Sest meil on see unsupported operation. Nii, place order, jah, order on meil olemas, meil on X arv ordereid. Ja siin nagu näha, see email notifier on meil juba tehtud ja nagu näha ka, siis seda order statusit juba kutsuti välja. Siin on kõik see info olemas. Siis tema order up. Siis meil on siin mingi jep. Ning hakkame järjest tegema, alustame selle SMS notifieriga. Antud juhul meil on vaja ainult see order status operation, order status change vaja ära parandada. Ja siin on mul jälle üks abimeetod get SMS message. See siis sõltub sellest, et mis status on. Ja siin me lihtsalt peame mingi sõnumi välja saatma. See formaat on siin. Sarnaneb sellele emailile siin. Ehk esmalt SMS. Siis on meil to south ja siis tühirida. Nii, ja sellega peaks see olema tehtud. Kui me nüüd selle tööle paneme, siis nagu näha, SMS meile tekkis siia. Ja nüüd on meil vaja inventory ära teha. Et nagu näha, meil antud orderit jälgib siis 3 observerit, milleks on siis email notifier, SMS notifier ja inventory system. Et kui tahta, siis siia võib vabalt igasugused observerid juurde tekitada, vabalt mingil ekstra logerid või mingid muud äriloogikad. Ja kõik need läheksid lihtsalt sellest tööle, kui lisame selle add observeri ja siis staatuse muudatusel kutsutakse neid seda notifierit order status changed'i välja. Nii, aga teeme ka selle inventory süsteemi ära. Siin on ka üks order, on order status changed. Ja mida me siin tegema peame? Inventory süsteemi puhul, kui tellimus kinnitatakse, saab staatuseks confirm, siis tuleb toote broneerida, et keegi teine neid ei saaks tellida. Ja siis kui tellimus tühistatakse, siis tagastame need tooted lattu. Ehk nii, mis abimeetodid meil on? Meil on olemas reserve items, meil on olemas restore items. Ning mida me nendega teeme? If new status on confirmed,
siis me reservime itemid. Else if new status on cancelled ja old status ei ole confirmed või kui vana staatus on confirmed, sest kõikide muude puhul meil on tooted juba välja saadetud, siin me lihtsalt restore'ime need tooted lattu ja seda siis ongi tehtud. Kui nüüd jälle tööle panna, siis meil kõik asjad lähevad läbi. Ja see ongi strateegiamuster ja observeri muster ehk ühega me eraldame igasugused algoritmid, loogikad teise klassi ja me saame kuskil ühes klassis jooksvalt muuta neid algoritme, mis kasutatakse. Ja siis teise mustri eesmärk on võimaldada mitmel erineval klassil ühte klassi pealt kuulata, ilma et see pealt kuulatav klass oleks teadlik nendest. Nii, mis meil this bank transfer null bank name cannot change from cancelled, invalid transaction from placed. Okei, esimene on kergem, meil on igasugused see peaks meil order olema. Jep, siin peaks illegal state olema. Jah. Ja siis teine, see võib vabalt üks minu viga olla, kui jah, mul ei ole seda ülesande kirjelduses mainitud, ma parandan peale video filmimist ära selle. Aga kui nüüd minna siia bank transfer payment'isse, siis see bank name võib meil null olla. Teeme sellist asja. Vaatame, kas see teeb korda. Nüüd see peaks korda minema. Ja ongi korras selle ülesandega. Ma parandan paar viga siin ülesande kirjelduses ka ära. On kiirelt räägin korra X12. Nüüd siin X12, see nüüd käsitleb teisi mustreid, milleks on siis state ehk oleku muster ja siis command muster. Ja mis selle ülesande eriliseks teeb on see, et siin on ka näidatud ära seda, et kuidas need mustrid üksteist mõjutavad või kuidas tekib sünergia nende mustrite vahel. Ehk üks muster tagab seda, et mida on võimalik teha ja üks muster kontrollib seda, kas seda on lubatud teha. Ehk tasub uurida siin natuke, aga mida need mustrid sisus teevad, ongi oleku muster
Delegeerime igasugused tegevused, mis on mingi olekuga seotud välistele klassidele ja siis kontekstiklass ehk mingi peaklass lihtsalt hoiab välises mingi muutujana seda olekut, mis tal on ja kutsub läbi selle neid meetodeid välja. Ja siis käsumuster, see võimaldab meil igasugused tegevused objektideks kapseldada. Ja sellel on üks tore selline side effect, nimelt meil tekib võimalus tegevusi undo'da ja redo'da. Ehk siin väike mõtteharjutus ka, et oletame, võtame selle X2 jälle ette, mis oli meil siis veebibrauseri ülesanne. Et kui te nüüd teate selles command mustris midagi, et siis kuidas te seda ülesannet siis teeksite. Nii, aga rohkem mul eriti midagi rääkida ei ole, et nende kõikide mustrite kohta näiteid ja siis üks väike lisaartikkel ka selle kohta, et kuidas need mustrid kõik omavahel töötavad. Mul on kõik need asjad Javadoc'is kirjas. Kui on küsimusi, tulge julge küsima. Kui midagi jäi arusaamatuks, tulge julge küsima. Ma täna tegin ka avalikuks teise kontrolltöö näidise. Ehk siis saate tutvuda, mis teemad sinna tulevad. Ja jätkuvalt tulge keegi praktikumides ka. Tänaseks on kõik, mul rohkem midagi erilist ei ole. Tänan kuulamast.